arvestades, et ralli on ikkagi väga lühike, siis selles mõttes peab mõistlik olema, aga jah, niimoodi turvaliselt kiiresti sõitma, et siin on ralli on ainult ühepäevane, kui välja sõidad, siis on kõik. Pigem, mis oli nagu keeruline, olid need rööpad, need tagaveolised autod sõidavad hästi teise joonega ja eks need autod on kitsamad ka ja selles mõttes tükk maad võitlemist oli autoga, aga ei midagi hullu. R5-ga talvel palju sul üldse kogemust on? Ühe korra käisime Rovaniemis, et seal natuke saime sõita, et liiga palju ei ole. Et hakkasime step by step minema, et selline meie plaan oli ja tõime auto tervelt finišisse ja tunne ka läks paremaks iga katsega edasi, et ma arvan, et meie eesmärk on 100% täidetud. Teised ringid, kui rohkem rööpasse läks, see oli ka meie jaoks uus, et auto ei mahtud kuidagi sinna rööpasse ära ja tükk tegu oli, aga ma arvan, et viimane läbimine oli juba suht okei, et proovisime autot enda järgi rohkem sättida ja täitsa mugav oli sõita juba. Võistluspaus oli tõesti pikk, et pole kunagi nii pikka võistluspausi olnud, et 9 kuud ja see andis kindlasti tunda, et õnneks saime 2 päeva korralikku testi teha, et see andis nagu mingisuguse enesetunde, aga ja need ralliolud olid niivõrd teistsugused, kuna samu katseid läbiti 3 korda, siis rööpad olid nii suured, et Eestis sa kuidagi imiteeri seda ja see on tõesti üks koht, millega tuleb vaeva näha, aga ma arvan alguse kohta enam-vähem start lõpuni ilusti ja enam-vähem stabiilselt. Ega ma ei ole üldse nelivedusega üldse sõitnud, et isegi mitte kuskil raja peal. Et eile üldse esimest korda tutvusin autoga, et enne ma olin sõitnud ainult traileri pealt maha, et see oli täitsa esmakogemus. Ei, väga ägedad muljed on, et me peame väga rahul, et selles mõttes oli kohanemine oli mõnus, et eelmine Rally 4 oli sama kerega auto peal, et nüüd tundus äge ja ütlen niimoodi, et ruumi kiiremini sõita on küll ja veel, et ole ainult ise mees. Ma arvan, et kõige keerulisem on ikka tänased olud, et lihtsalt see rööbas oli suur ja väljas oli lahtist lund palju, et see rööpas hoidmine oli nagu keeruline, et seda 4 vedust, nüüd pimedas ma võib-olla ei osanud nii hästi arvestada, et sinna rööpasse jääda, et ma tegin paar enda viga, et see andis nagu päris palju sekundeid ära. Kuna nii-öelda Rootsi ralliks oleme otsinud erinevaid võimalusi, kuidas saaks natukenegi sõita, siis ja sõber Tiit pakkus välja võimaluse, et võime tema BMW-ga minna ja nii see üsna ei kuskilt tuli. Mõte oli siis lihtsalt nii-öelda kätte soojad hoida ja... Nojah, kuna viimasest sõidust on juba möödas omajagu, Hispaania ralli oli see, ma arvan, kui ma õigesti mäletan, et midagi peab tegema. Aga mina olen alati seda meelt, et sõita tuleb nii-öelda osata kõigega ja kui mul paremat võimalust ei ole, siis ma kindlasti selles ka ära ei ütle. Hooaja plaan on juunior WRC-ga seda, et tänase seisuga oleme Rootsi stardis ja edasise kohta ei oska öelda. Ja küllalt keeruline oli, et suured rööpad ja mõni katse või mõni lõik oli päris kiire ka, ja muidu oli põnev. Tegime lihtsalt oma sõitu ja ei mõelnud nagu teiste peale, et tundub, et plaan töötas. Idee oli tegelikult eelmise aasta suvel, kui vaatasime, et ega kõik laadad hakkavad ära kaduma ja see aasta on ju tegelikult laada juubeli aasta, 40 aastat ikkagi. Ja sealt ta vaikselt arenes. Nüüd on ta valmis. Osavõtjaid oli äkki meil nüüd siin 7 või 6, et tegelikult esimene etapp täitsa õnnestus. Ja väga vahva. Minu arust laada on üks maailma ilusamaid ralliautosid, mis on toodetud. Ja tegelikult, kuna, nagu ma just enne ütlesin, et ikkagi juubeli aasta ja Stassi Brunsa, kes ta tegi, saab see aasta 75 aastat vanaks, et tegelikult on äge, et nad tagasi välja tulevad, et nad kuhugile garaaži jäänud.